suurepärane au, siin käisid testijad 21. mai ja muidugi pean ütlema niimoodi, et suure surmaga saime selle nii kaugele, et seda sai testida. Aga õnneks testijad andsid meile hindeks 3 hästi pika miinusega. Aga peale seda on meil siis selline tualett valmis, mis peaks vastama ka tegelikele soovidele. Ja siin on arvestatud isegi hädapasunale, mida meil läks tegelikult esimesel korra vaja ja olemas ei olnud. Aga kõige ägedam asi on võib-olla siis pasun, hädapasun. Vaadake seda ukse. Et selline pasun on tegelikult selline, kus näiteks oli meil selline probleem, kus oli üks naisterahvas, kellel oli reiest kunstjalg või ütleme siis protees. Ja see tuli jalast ära ja tegelikult ta oli siin hädas. Ja ega meil polnudki niisugust pasunat, aga meil on selline pasun nüüd olemas ja muud elementaarsed asjad nagu kätepesu loomulikult oma separeeritud süsteemiga ja tehnoloogial olev siis, kus piss ja kaka eraldi läheb ja loomulikult saepuru, kuhu saab siis panna omale väärt kullale siis ka kate peale ja loomulikult kõik võimalikud käsipuud ja loomulikult rikkumise niisugused asjad, mida saab ka nihutada paremale vasakule vastavalt vajadusele ja sellega peaks olema vähemalt siis ratastoolis liikujad abistatud. Ja mis me just rääkisime, et huvitav on see Benos prill-laud, et seal talvel 30 kraadise külmaga tõesti ta nagu oleks elektrisoojendus sees. Kui ta kurat see niimoodi on, ma ei tea, aga muidugi on neil üks puudus ja sellel on see sama. Nad on jule aprad, et sinna see pragu sisse saada on ikka jumala lihtne. No ei salga, et meil on siin juba esimene praoga kõrvale pandud. Et ei pidanud katset vastu. Aga jälle sellest kultuurimuutusest ma mäletan, et siin sammas meil on Pandivere see peldikute teema on ju. Ma olin Lääne-Viru maavanem, aasta oli ma pakun välja mingisugune 96 või 7. Läksin Kiltsi põhikooli, Kiltsi mõisa külastama. Ja direktor Keerus oli kogu valla või tool siis kloori toonud sinna Kiltsi, valanud siis sealt kepsukastist alla öelnud, näete härra vanem, ütles, näete härra vanem, meil on selline ais, kõik on jõudne. Meil oleks hädasti seda vesikempsu vaja siia. Aga muidugi peldiku meester on meil Sven ja las Sven tutvustab oma toodet kõige paremini ise. Ja kui hästi, ärge hoidke kiitust tagasi ja kui halvasti, ütelge ikka ka, aga vaikselt. Sven olen ja ma olen siis ehitanud peaaegu 20 kempsu mingi 15 aasta jooksul on lihtsalt vaja olnud ja see nende hulgas, et olen siin püüdnud rakendada neid praktikas välja tulnud lahendusi, mida siis võiks kasutada, mis teeks siis kasutamise mugavaks. Siin on siis suurem rõhk ja tellimus oli see, et see oleks inva ja siin mahuks pöörlema ratastooliga ja et saaks abi kutsuda ja et oleks võimalik ennast üles tõmmata kas vasaku või paremakäelisel. Selles mõttes vetsurullid on disainitud mõlemale poole, saepuru ämber on lastud samale tasandile, kus ka prill-laud ja võimalikult tahapoole, et see nagu esimest auku täis ei pudista, kuna nagu jutt oli, siis on separeeriva süsteemiga tegemist. Et võibolla selle separeeriva prill-laua nagu üks miinus on see, et seda esimest auku on nagu raske puhastada. Kui sinna ikkagi mingit paksemat kraami läheb või saepuru, siis sa võid seda sealt välja kühveldama, et sa ei saa midagi ümber kallata ja tühjaks koputada, vaid seda on nagu raskem puhastada. Et lastel ka tihtilugu juhtub see, et nad ei ulata sinna taha ossa ja siis ei ole enam tegemist separeerimisega, vaid kõik on ühes. Aga muidu jah, et kätepesu on siin sisse pandud ja see on selline, tuleb täita aeg-ajalt, ei ole tilaga, on kraaniga. Tänapäevasem lahendus on peegel sisse pandud, et inimene näeks, et kas tal on kõik riided korras, kui ta siit välja tuleb, eriti kui on erivajadustega inimesega tegemist, siis tihtilugu ta ei saa ise kõigega hakkama või et ta siis märkaks, et midagi on vaja veel kohendada. Selline praktiline. Ja mida kõik väga lihtne, et konstruktsiooniks olen palju taaskasutanud erinevaid detaile majadest ja püüdnud ta võimalikult massiivse ja sellise tükina teha, et tal oleks võimalik näiteks ka tõsta ära ja teise koha peal panna seda majakest, kui vaja peaks olema. Aga hetkel siis selline ja uksed, jah, ma tavaliselt
teen nagu, proovin teha kergemad, ehk siis mitte üks suur, vaid kaks väikest. Ja sellised nii-öelda jällegi natuke disainides võib teha huvitavaid lainelisi joone ja mis kutsuvad nagu kempsu ja võib-olla sa ei jookse sealt kiiresti minema, vaid jääd natuke pikemaks ajaks, et on mida lugeda või on mida vaadata või detailidele nagu tähelepanu pöörata. Nii selline ta tuli. Tühjendamisest juba rääksite, me jõudsime. Ja lähme vaatame tagantpoolt Tühjendamine, alati ma kutsun inimesed ka kempsu taha, mida võib-olla sa nagu külas ei tee, aga siin jah, et tulge aga vaadake julgelt, kuidas see tühjendamine käib. Näevad kohe üks esimesi asju, kus oleks vaja siia seda piktogrammi meistrit. Näed, kuidas meie kultuuri ei lähe kuidagi see sisse, aga et kus on nagu mingisugune nii-öelda prügi, sinna tekib seda juurde. Et ühesõnaga banaanikoor on siia tulnud. Et samas võiks küsimus oleks esimene ju see, et miks ta ei pannud seda sinna, siis sinna, kui see on separeerib, eks on kempsu kasti. Aga see ühesõnaga, et biojäätmed, et meil on nagu nii palju semiootilist segadust peas, et sitt ja kusi ei ole biojäätmed. Mis mõttes? Ja siis separeerime ja siis paneme niimoodi kuidagi banaanikoore paneme mujale. Separeeriks. Siis see põhk on praht, et see ei ole ju praht. Tegelikult tavaliselt ma siis alati kasutan seda lahendust, et uriin jookseb põhupakki, kuskilt keskelt need pool pakki on maasse kaevatud, siin see tagumine osa ei ole lõplikult veel nii-öelda disainitud, et on lihtsalt see põhk on siin olemas, aga ta tõenäoliselt saaks olla siin paremini ja trass ka, et kuna ta siin on mäe otsas see majake, siis ta on toodud siia allapoole, muidu ta on tavaliselt siin lähemal. Ja põhu juures võid siin paki juures seista, samal ajal kui keegi toimetab ja siin aroome ei teki ja põhk suudab selle väga tugeva väetise nagu hästi ära jagada oma kõrte vahele ja sellest saab siis selline väetise pomm. Jah, küsimus? No kirjandus ütleb, et aastas oleneb ju kasutuse intensiivsusest ka, et kui ruttu ta täis peaks saama, aga öeldakse tavaliselt aasta aega ja siis vahetad ära. Sul on ju aurumine ka, kui on veel aeg. Et mul on nii-öelda kõige kauem olnud pakk on 11 aastat. Et ma pole vahetanud ja käivad tegelikult päris tihti inimesed iga nädal ikka käivad ilmselt läbi. Jah. Kas see toru läheb sügavale siis? Toru läheb paki vastu. Siin ei ole nagu, toru on siis sama, siin lihtsalt see on jätkuna praegu tugev toru. Et kui siin tekibki, et distants on pikk, siis ma panen selle ka kõri sisse, et ta oleks nagu jäigem, mitte ei teki lonti. Et ta jookseb nagu paki keskel. Et ükskord ma tegin kempsu Paide kesklinna ja seal ka omanik oli natuke kahe vahel, et kui käin keset linna, et ma lähen küsin ikka Keskkonnaametniku käest üle, et kas ikka võib. Viga ja ma ei tasu. Et siis ma ütlesin, et selgitad alle, et sa kaevad sinna augu, paned põhupaki ja kõik on hästi. Ja siis ikkagi Keskkonnaametnik oli öelnud, et tuleb panna kanister ja korgiga pealt suletav ja siis kogutas uriin kokku ja siis viia kuskile. Seda ta rohkem ei kuskile ära. Siis mina ütlesin, et tegelikult teeme ikka nii, et kaevame augu veidi sügavamale, paneme kõige alla põhupaki. Siis teeme kanistrile 3 auku põhja. Ühesõnaga, et ei haiseks ja et uriin oleks ilusti käideldud, pange ikka põhupakk. Aga paksu kraami siis siin on luugist lihtsalt ämber, käib klõksti välja, täpselt sama ämber, mis Priit Kalev juba näitas, väga lihtne. Ja kuna siin uriini ei tule siia, siis see amber täitub ka oluliselt aeglasemalt ja kui ta saepuruga korralikult segatud iga käimise järel, siis ta ei ole ka raske üldse. Et tegelikult seda jõuab nagu viia iga üks. Aga kuhu see ämber käib? Siin oskab Priit kindlasti sellele vastata, kus tema kogub oma komposti. Aga muidu on eraldi, näiteks mina sain puuriida ladunud ruuduks ja see on siis näiteks komposti ala, siis ma kallan sinna, viskan lehtedega segamini, riisun laiali ja sinna ta jääbki lagunema. Meil on plaanis teha selline komposteerimise ala, siis, kus on toidujäätmed ja loomulikult siis ka see kraam ja loomulikult lehed. Nüüd see tuleb küll puidust, et mädaneb ühtlaselt ära ja varsti saab jälle uue ehitada. Miks puidust? Sellepärast, et puitu meil on siin metsad ümber ringi. Uriin on meelega kokku segatud või see on nagu lihtsalt niisama? See on lihtsalt, kuna nad lähevad ühte kohta, muidu see vesi oleks siia kuhugi vaja eraldi juhtida, et on lihtsalt üks märg ala.
et see võtab siin rahulikult vastu küll. Ta on nagu väga kontsentreeritud kraam, nagu... Jaa, muidu ta peaks kas on mõtet nagu ühendada? See juba siin lahendab. No seda ma mõtlen. Aga ma arvan, et uriinikogus on suurem, mis siia pakki tuleb ühe korraga, kui see veekogus seal kätepesuks. Lõpuks see lämmastikku tuleb ikka ühe palju, et kas veega või veeta, et see lämmastik, mis sealt tulema pannakse, siia jõuab, ainejäävuse seadus. Kuidas ta töötab talvel? Talvel on nüüd hea küsimus, jah, siin nagu nii-öelda soe fekaalring ei rända, mis hoiab toru kogu aeg külmumast, et oleneb kasutuse intensiivsust, ja kui siin kallak on nagu piisavalt suur, siis ma arvan, ta siia ülespoole täis ei jäetu. Aga muidu on see oht olemas täiesti, et kui on vähe kasutajaid, siis talvel võib see väljavoolu toru ikkagi jääda. Ma olen ise ükskord selle vea teinud, et paigaldasin ühele majale, oli lihtsalt tehniliselt nii raske, et ma panin selle allivee selle toru sinna välja poole ja olin lugenud, et Inglismaal nii tehakse. Ühesõnaga proovisin järele, et ikka Eestis tegelikult kurinahk külmub ära. Aga see alternatiiv on ju see, et sul on diameeter teine natuke ja siis jällegi ikkagi sa ei suuda teda täis hoida. Ma arvan talvel ka. Alustame Sallas edasi, ma veel kiiresti teen selle checklistiga ära ja... Peep, kiired hinnangud? Ei, mina ei hinda siin sul midagi, ma lihtsalt küsin, kas käimla on kaugelt viidatud? Kas käimla on kaugelt viidatud? Veel ei ole. Veel ei ole, miinus. Kas käimla on tähistud uksel? Veel ei ole. Kas tähistud süda on? Kokkuleppe tehtud. Mitu gramm süda? Kas olemas grill-laud ja potigaas? Tualettpaberi hoidja? Paber olemas? Paberivaru olemas? Meestel urineerimiskohta on? Muidugi, metsa. Ei ole. Muidugi on, mehes istub siis. No sellist ei ole. Separeeriv on. Kätepesu võimalus. Ja pidee olemas. Näiteks selles. Valgustus. Hallo, tegijad. Valgustus on. Päevavalgus. Väga oluline kiire. Kas valgustus on? Päevavalgus. Päevavalgus on. Aga muidu õhtul ei ole. Küünal. Saab olema. Nii, käimlas on peegel. On. 2. Nagi. Olemas. Oli, nagi. No sinna saab igal pool riputada, jah? Nagi. Privaatselt suletav haagiga, riiviga. Nii, lastele ka mõeldud mingi pink jalge alla. Ei ole hetkel. Mitte kodune oma prügikast on. Sidemed, tampoonid. Jah, ämber seal eraldi. On olemas. Sideaine on olemas. Sideaine, see on see turvas koreaine, mis iganes. Savi, puisteaine. Puisteaine, jah. See on Soometsi või? Nii, tõstmiseks kopsik on olemas, et seda tõsta saab. Jah, siit võtab parema või vasaku. Kopsikut ei ole, jah, kopsikut ei ole. Toetavad detailid on olemas, käepidemed, kaldteed. Tee on puhas, niidetud kuiv, vihmakindel, tuulekindel, asukoht ei häiri teisi, ebameeldivat lõhna ei ole ja arhitektuur sobib ümbruskonnaga, sobib, käimla on puhas, kas on käimlas kasutamise juhis? Veel ei ole. Veel ei ole, jah. Saab olema. Nii. Kõige olulisem küsimus, kas internet on ja interneti kiirus? Ei, selle alla käib veel, kas see akupank on. Mul oleks mõned ettepanekud. Aga palun, liigume järgmisse kohta. Okei. Aga vaata, kui sa lähed Statoili ventsukasse, seal on invavett, siis seal on üks suur uks, tõmbad end välja ja ta ise ei lähe kinni. Et sa pead ikkagi, ma mõtlesin selle peale, et algul me tegime siia saluuni ukselt sisse välja. Aga siis üks raamiga ei saanud seda just lahti, siis tuli koht talle vastu. Ja jõudu ei tegi. Jah, tal ei olnud seda jõudu ja siis me tegin ringi selle hingede peale. Noh, siin niisugust keskaegset... Ja mõõtsin veel mõõduriiniga meeter 60 on see, meeter 50 asemel, et ratastelu saab igal juhul ringi ratast niisugust pööre. keskaegset taliväärt ei saaks midagi teha niisugust. Jaa, mul on enda juures nüüd siin on köiega, siis liivapudel ripub vastast seinast, see tõmbab ukse kinni. Et seda siia pole veel rakendatud.